tere, mina olen Joosep. Ma lugesin sellist raamatut nagu Digipöörane kool, kus siis alguses olid neil hästi vanad arvutid, siis mingid jaapanlased tulid neid vanasid arvuteid, õigemini seda kooli külastama ja siis nad nägid neid ja nad tahtsid neid muuseumisse viia ja vastu andsid nad neile kaamerad, tahvlid, telefonid ja uued arvutid ja kõik muu selline värk. Ja siis edasi nad lõpuks keerasid põhimõtteliselt käkki kokku niiviisi, et kõigepealt mängisid need esimese klassi lapsed Angry Birdsi esimeses tunnis, siis nad mängisid vahetunnis seda loopides oma koolikotte ja lõpuks olid tahvelarvutid katki ja siis tahvelarvuti oli igalühel sellepärast, kuna neil oli nii palju neid, et nad mitte ei saanud esimesel kooliaktusel aabitsat, vaid nad said tahvelarvuti. Kuidas selle õppimine läks siis, kui arvutid tulid? Kas see läks teistsuguseks? Jah, ja tavaliselt pidid nende vanemad sundima neid õppima ja siis nüüd nad ise tahtsid õppida ja nad õppisid isegi enne magama minekut ja võtsid telefoni voodisse kaasa. Kas nad õppisid seal või mis siis hakkas juhtuma arvutites? No nende vanemad ei uskunud eriti, et nad õpivad. Aga mis nad tegid päriselt? Seda ei rääkinud. Facebookis ja nii käisid või? Jah, tunni ajal käisid Facebookis. Mis direktor tegi? Milline direktor neil oli siis? Kuri direktor. Aga kui tulid arvutid, mis direktor, kuidas ta oma tegevust muutis? Ta pani lihtsalt kooli ette veebikaamera ja vaatas neid niisama sealt. Ja kui poisid kaklesid? Siis ta keelas mitu korda läbi selle suure ekraani ja siis lihtsalt tuli ta lõpuks oma kabinetist välja. Miks? Sest nad ei kuulanud. Et digi ei töötanud siis nagu või? Digidirektor? Jah. Nii, kas nad kõik olid targemad, kui nad ainult arvutis õppisid või? Ei, näiteks ühe õpetaja klassist kukkusid kõik ühes kontrolltöös läbi, sellepärast, et nad olid harjunud telefonist kõiki vastuseid otsima. Nüüd pidid nad oma peaga mõtlema ja kukkusid läbi. Ja ühes klassis oli üks, kellel polnud telefoni, mis temast sai? Tal oli kõvasti vanem telefon kui ta ise. Ja siis ta luges raamatuid ja tema ainsana teadis sellest Isaac Newtonist. Kas sa ka tead midagi Isaac Newtonist? Et enamused usuvad, et talle kukkus õun pähe, aga tegelikult kukkus tema ette maha. Kas sa tead, mis ta avastas siis või? Gravitatsiooni. Õige. Nii, mis sa veel tahad selle raamatu kohta öelda? See oli hea raamat ja soovitan lugeda. Oli naljakas ka või? Meeldis? Jaa. Selge, aitäh sulle!